Tere päevast! Ikka ei vasta. Pane ise, siit peaks ühele poole teisele, ohvrivad on niile. Kas on õiges asendus? On, kõik on hästi. Tere päevast! Alustame Oru põhikooli 9. klassi lõpuaktusega. Palume lipud sisse tuua ning selleks palun teile kõigilt püsti tõusta. Täna on õnnelik päev. 16 toredat noort inimest saab kätte põhikooli lõputunnistusele. Kui nad oma koolid alustasid, luges õpetaja esimesel koolipäeval aktusel ette abitsasse kirjutatud vanasõnu ja tarkuse teel. Tänase aktuse vahetekstidena kõlavad lõpetajate endi mõtted emakeele eksami kirjandites teemal Mis on ring. Tekstid valis ja need loeb ette emakeele õpetaja Peet Suurkes. Meie kooli traditsiooniks on lõpuaktusel küünla sültamine, millega 9. klass annab sümboolselt teatavud üle 8. klassile. Palun siia 9. klassist Henrietta Kavar ja 8. klassist Kervi Nõund.
peetakse õnneks. Ehk on see vabaduse tunne või hoopis rahulolu. Selle tähendusest on kohati raske aru saada. Igal inimesel tundub olevat neile küsimustele erinev vastus. Õnn on paljude meelest vabadus. Kui on võimalus elada rahulikku elu, tekib tunne, et nüüd ongi elus kõik hästi ja see ongi õnn. Mulle tähendab õnn samuti vabadust. Ma oleks äärmiselt õnnelik, kui saaksin teha, mis mulle meeldib ja ei peaks mõtlema kohustustele. See võiks olla kunsti loomine, kui ka lihtsalt ringi reisimine ilma täpse sihita. Siis tunneksin, et olen õnnelik. Jätkame Hendrik Saar-Salleri lauluga Et sa teaks ning esitavad Katriin Randorg ja Hanna-Loore Kütt. Pole paremat kohta, kui on nüüd just siin. Ma õigemat aega vaevalt leiaksin. Iga hetk on kordumatu, tähtedesse kirjutatud. Need sõnad ütlema pean, et sa teaks. Ei mata ma tundeid, et need vaikselt kaoks. Ei jäta neid sõnu ma homse jaoks. Seisan siin ja kui tahad kordan, kas või 100 000 korda, et sulle ütlema pean, et sa teaks. Ma tean, et ma seisma jääda ei suuda. Ma tean, et on pimedam pool. Ma tean, et võib muuta suunda. Aga minuga teised, hoopis teised on minuga lood. Pole paremat kohta, kui on nüüd ja siin. Ma õigemat aega vaevalt leiaksin. Keegi ju ei räägi sulle, mida homne päev toob tulles. Need sõnad ütlema pean, et sa teaks. Seisan siin ja kui tahad kordan, kas või 100 000 korda. Need sõnad ütlema pean, et sa teaks. Ma olen õnnelik, aga minu õnn ei ole alati mu enda rõõm. Õnn võib olla kõige pisem hetk minu päevas, aga võib jääda meie suurimaks mälestuseks. Kuidas me õnne leiame, on meie eripära, mis eristab meid teistest.
sõna saab Oru põhikooli direktor Maike-Mai Aag. Ja koolilõpetaja. Ja lapsevanemad. Täna hakkad sa ise oma eluraamatut kirjutama. Milline ta täpselt olema saab, sõltub sinust endast. Kas see saab olema vabavärtsiline luuleraamat, novell, põnevik, pöörane komöödia või saab see olema hoopis teadustöö. Üks, mis on kindel, iga lugu selles raamatus on kirjutamist väärt ja on osa sinu elust. Loomulikult tuleb loomingu käigus ette pisut ümberkirjutamisi või vigade parandusi, aga kindel on see, et ees seisab terve hulk pööraseid seiklusi. Kuidas teie lood täpselt kulgevad, on veel teadmata, sest valmis on alles algus. Ühe soovituse ma sulle teele kaasa annaksin küll. Selleks, et sinu kirja pandud radamid paremini kulgeks, vaata ikka jälle iseendasse. Kuula alati oma südame häält. Samas ära unusta ka teisi. Walter Scott on öelnud, kõik inimesed, kellest on midagi saanud, on oma haridusteel ise olulist osa etendanud. Järgmise Doris Kareva read tahan sulle teele kaasa anda. Elu ei ole lugu, elu on loomine. Kas on nii, et me saame kõik, mida soovime? Kas on nii, et me saame kõik, nagu pälvime? Kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg aina üürikene ja üllatuslooline. Elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. Kallis 9. klassi lõpetaja. Täna keerad sa lehe oma eluraamatu sissejuhatusest edasi ning otsustad, millega täita need praegu veel tühjad lehed. Soovin sulle selleks maitsekat stiili ja kerget sulge. Aitäh! Iga inimene kunagi ikka leiab midagi, mis seda õnnelikuks teeb. Lapsepõlves on see kõige lihtsam. Minule toovad õnne minu pere ja sugulased. Perega on alati tore suhelda ja alati saab nalja. Õnn on see, mis toob sulle rahulolu ja rõõmu. Iga inimene peaks olema õnnelik ja leidma oma õnne. Järgmisena kuulame Katriini esituses Mihkel Matiiseni laulu Olen loodud rändama. Suured on ootused, mured ja hool, hetkede hool, täituvad ootused. Ma veel peatun hetkeks ma, mõtlen, kas seal kõik valmis ei saa. Aga jälle tõmbab mind minema pean edasi veel.
eesmärkide täitmine on suur osa õnnest. Unistused on need, mis tekitavad õnneliku tunde, eriti kui tead, et püüdled nende poole. Eesmärkide täide minemise ja raskuste ületamise järel tuleb enamasti kerguse ja uhkuse tunne. Oled läbinud midagi, mille nimel nägid palju vaeva ning isegi väikesed saavutused toovad palju rõõmu. Ongi käes tänase päeva kõige pidulikum hetk. Direktori käskirja tuleb ette õppejuht Kristo Saadöö. Lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia direktor Maike-Mai Jaag, õpetaja Jaani Kürman ja õpetaja Kaisa Kivi. Tundub, et pean siia rääkima. Tervist! Loen ette direktori käskirja 17. juunil 2022. aastal. Õpilaste koolist välja arvamine seoses põhikooli lõpetamisega. Võttes aluseks Oru põhikooli õppenõukogu 13. juuni 2022 otsuse ja 15. juuni 2022 otsuse luban välja anda põhikooli lõputunnistused ning ühtlasi arvan Oru põhikooli õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased. Kiitusega lõpetaja. Kreeklin Lisee Kivistik. Kiitus kirjaga väga heade tulemuste eest õppetööd. Tänukiri lapsevanematele. Palun tulge ette. Lilled lastevanematele on kasvatatud meie oma kooli töötajate poolt, sellepärast, et me oleme roheline kool ja me väärtustame loodushoidu. Nii et head kasvamist. Järgmine õpilane. Kiitusega lõpetab Liisa Lustik, tunnustatud kiituskirjaga väga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Henrietta Sabo, tunnustatud kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Heade ja väga heade hinnetega lõpetavad Merlin Allas, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste ees õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Saara Arm,
tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis. Tänukiri lapsevanematele. Säsil Kasemaa, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainekiituskirjaga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Tänukiri lapsevanematele. Kristiina Veesmäe, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainekiituskirjaga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Tänukiri lapsevanematele. Liisi Nilisk, tunnustatud kiidukirjaga heade tulemuste eest õppetöös 9. klassis ja ainekiituskirjaga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Tänukiri lapsevanematele. Kaspar Iilau, tänukiri lapsevanematele. Imre Kaev, tänukiri lapsevanematele. Andri Paju, tänukiri lapsevanematele. Kes esindab Andri Paju? Kaili Pari,
lapsevanematele. Raimond Reeser. Tänukiri lapsevanematele. Kristjan Sagaja. Tänukiri lapsevanematele. Egle Sarapik. Tänukiri lapsevanematele. Marko Suvi. Tänukiri lapsevanematele. Aitäh! Sellega on meie käskkiri lõppenud ja need õpilased on astunud ellu. Aga neid õpilasi juhendas, õpetas lugema ja kirjutama ja arvutama ja inimeseks olema. Kõigepealt õpetaja Tiina Mihkelson, seejärel õpetaja Kristi. Õpetaja Kristi, palun. Ja 5 aastat nende noorte kasvamist on jälginud, suunanud, kamandanud, muretsenud ja loomulikult rõõmustanud nende üle õpetaja Marika Maek. Suur aitäh! On sul vaja inimesi, keda saad usaldada. Inimest, kes kuulab sind, kes toetab sind alati, igas olukorras, nii kuidas saab. Inimesi, kes on sulle kallid ja lähedased. Kui inimene on sulle kallis ja sa usaldad teda, siis proovi rääkida talle oma muredest. Kui kasvad suureks, siis näed asju hoopis teisiti. Sõna saab Kose vallavanem Tõnis Voss. Tere õhtust, armas koolipere. Väga ilus aktus on olnud. Kallid õpetajad, kallid lapsed, ma loodan, et te ei pahanda,
kui ma kutsun teid täna veel lasteks. Täna on teie suureks kasvamise loos üks etapp lõppemas ja lõpeb teie põhikooli laste iga. Ma tean, et te ei tunne ennast enam lastena, kuid lubage veel see viimane päev meil siis õpetajatel ja vanematel ja kes siin kõik kaasa elavad, pidada teid ikkagi lasteks. Ja kui te olete ükskord vanemad seal, siis ma arvan, et saate aru, mida ma oma ütlemisega mõtlesin. Põhikooli lõpp tähistab seda, et teil on olemas arusaam ja teadmised põhilisest, nagu me kuulsime, õpetaja Marikal on selles väga suur roll olnud. Te olete omandanud põhiaineid, igasuguseid tarkusi, käitumisreeglid on selged, väärtused on välja kujunenud, mis on oluliselt ka riigi kontekstis ja meie kultuuri jaoks. Te juba tunnete ennast inimesena, mis võiks olla teie tugevus, aga ka arendamist vajab küll. Kindlasti mõnel on juba väga kindel siht ja tuleviku tee selge, aga ma arvan, et enamus siiski teist veel otsib ja vaatab, kuhu suunas minna. Ja ma soovin, et te võtaks endale rohkelt aega, nagu esimene laul oli. Ja te võtaks aega ja ärge kiirustage. Olge avatud kõige suhtes, mis nõuab tööd ja pingutust, sest niisama ei tule mitte midagi. Ja läbi pingutuse saab ainult õppida ja areneda. Ja ärge kunagi andke alla enne millegi uue proovimist. Ja kui ei tulegi välja, no siis proovite uuesti. Ei ole üldse mõelda. Sest püsivus ja peale hakkamine viib palju kaugemale elus kui lihtsalt õnn või suur lotovõit. Mõned teist on teinud otsuse jätkata gümnaasiumiharidusega, mõned võib-olla valivad mingi praktilisema tee, ükskõik, vahet ei ole. Lihtsalt pidage meeles, et iga töö on väärtuslik, väärtustatud, loovväärtust on tähtis ja iga töö võib viia teid maailma tippu. Oluline on see, et te leiaksite selle oma valdkonna, mis teile meeldib, mis paneb teid iga päev ärkamist ootama, nii veider kui see ka ei tundu, et te saaksite tegeleda sellega, mis teile tegelikult ka meeldib. Soovin teile aega suvel siin rahulikult järelemõtlemiseks, olge julged, olge avatud kõigiga suhtlema, ka vanematega, kuulake nende elutarkusi, nende kogemusi, nende valikuid. Teist kõigis on midagi erilist. Ja igal ühel on vähemalt üks anne, mille arendamine on väärt sellele pühendatud aega. Ja ma olen kindel, et te leiate selle ande endas. Kallid vanemad, osa teist on käidud, kiidukirju oli väga palju, jätkake seda tublit tööd. Meie ees on täna noored, nüüd ma ütlesin juba noored, kes otsivad ja arenevad ja mis kõige tähtsam, neil on sära silmades. Nii et aitame neil leida võimalusi kasvada, areneda, et see sära silmades oleks kogu aeg. Kallid õpetajad, vallavalitsuse nimel tahan öelda suured siirad tänusõnad selle pühendumise eest, mis te olete teinud. Nüüd tuleb suvi, puhake, et siis sügisel uue hooga seda olulist missiooni saaksite jätkata. Aitäh teile, ilusat peo jätku, ilusat suve ja mul on 2 lillekimpu üle anda, üks siis loomulikult klassijuhatajale Marikale ja teine kooli direktorile.
osad peavad õnne selleks, kui saavad teha midagi meeldivat. Näiteks saab minna perega koos merre ujuma, võid õhtul sõpradega koos olla, vennaga lauamänge mängida. Teised peavad õnneks seda, kui nad saavad midagi head. Näiteks ema ostis oma tütrele jäätist, õpilane sai kontrolltöös 5, naine sai abielu ettepaneku. Õnne võib tekitada vanade heade mälestuste meeldetuletus. Lasteaia poolt saab sõna õppealajuhataja Eda Leinik. Kallid 9. klassi lõpetajad, lugupeetud klassijuhataja, direktor, õpetajad, kõik lapsevanemad, lähedased ja kõik külalised. Tervitan neid 9. klassi toredaid noori, kooli lõpetajaid Mesimumi lasteaia Tarukese rühma õpetajate nimel. 9 aastat tagasi lõpetasite lasteaia ja siis saatsime Oru lasteaiast enamikke siinsetest lõpetajatest kooliteele. Need aastad on möödunud kiiresti ja taas olete lõpetamas tuttavaks saanud teekonda. Siin käidud kooli ajal olete saanud juurde palju teadmisi, oskusi, julgust ja õppinud erinevate oludega hakkama saamisega. Kindlasti on ette tulnud raskusi, väljakutseid, mida olete pidanud ületama. Nüüd olete taas uue teekonna alguses. Ma soovin teile kõigile lasteaiast tuttavate õpetajate nimel julget astumist uuel teekonnal ja palju õnne. Eriliselt märgin ära õpetaja Ülle Arukülast, kes täna kahjuks siia tulla ei saanud, kuid kes palus teist tervitada ja kooli lõpetamise puhul õnnitleda. Henry Ford on öelnud: igaüks, kes lõpetab õppimise, on vana, olgu ta siis 20 või 80. Igaüks, kes jätkab õppimist, jääbki nooreks. Jääge alati nooreks. Palju õnne teile! Mida rikkam inimene materiaalselt on, seda raskem on tunda rõõmu väikestest ja olulistest asjadest, mis tegelikult elus loevad. Minu jaoks tähendab õnn perega koos veedetud aega. Lihtsalt seda, et õhtusöögi ajal istume me kõik koos laua taha ja räägime sellest, kuidas meie päev on möödunud. Kogu perega koos veedetud aeg on väärtuslik. Ka head sõbrad, kes on minu jaoks alati olemas, tähendavad õnne. Õnn on head inimesed mu ümber. Õnn on ka väikesed hetked ja pisiasjad elus, mille väärtusele inimene kohe sellel momendil ei pruugi mõelda. Näiteks see, kui jõuad pärast pikka väsitavat päeva koju. Just see hetk, kui astud koduuksest sisse. Lastevanemate nimel saab sõna Iti Sagor. Armsad noored, kallid õpetajad, koolipered ja head külalised. Täna paneme punkti nende toredate noorte 9 aastat kestnud tegemistele siin meie väikeses koolis. Armsad õpetajad, täna on teie päev. Me õnnitleme teid südamest põhikooli lõpetamise puhul. See tee ei ole kindlasti olnud teile kerge.
oli lihtsamaid aegu, oli keerukamaid aegu, oli palju eneseületamist, tuupimist, lugemist, arvutamist, tikuga ninas natuke urgitsemist, spikerdamist, palju naeru ja nuttu ka. Oli ka periood, mida täitis suur igatsus oma sõprade ja kooli järele. Aga siin te nüüd kõik olete, te tegite selle ära, kõik koos. Te olete tublid, väga tublid. Nende aastate jooksul te olete saanud targemaks ja pikemaks ja tublimaks. Te olete leidnud palju sõpru ja veetnud koos palju toredaid aegu. Kõige selle keskel oletegi sirgunud noorteks tublideks inimesteks, kes vaatavad lootusrikkalt tuleviku poole ja mõtlevad, et mis nüüd edasi saama hakkab. Kas te mäletate neid esimesi koolipäevi, kui te hästi raske ja suure koolikotiga kooli uksest sisse tulite või siis ema või isa või mõne muu toetava sugulase käe kõrval ja kohtusite oma esimese õpetajaga? Me soovime teile südamele panna, et te ei unustaks neid aegu, mis olid 9 aastat tagasi. Jääge ikka mäletama oma kooli ja õpetajaid, kaasõpilasi ja sõpru. Et raske see koolide oli, aga ainult suured väljakutsed kasvatavad meist tugevamaid isiksusi. Me soovime teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks, julgust, kõige muu ja huvitava avastamisel. Mis aga peamine? Palun jääge iseendaks. Alati. Kallid õpetajad, täname teid meie lapsi õpetamast ja suunamast. Täname teid ka selle eest, mul on natuke veel öelda. Ma lootsin, et ma nutsin oma nutud juba kodus ära. Kallid õpetajad, me täname teid meie lapsi õpetamast ja suunamast. Me täname teid ka selle eest, et neile kiidusena jagasite, neid vahel noomisite. Nüüd nad lähevad. Et see, mille nad siit koolist kaasa saavad, on tänu teile. Ja see on midagi, mille üle teiegi saate kiitust tunda ja uhkust nende üle. Te saite hästi hakkama, suur aitäh teile kõige eest. Lõpetajate ja lapsevanemate poolt jäävad koolile kingiks korrutustabeli trepikleepsud, mis ma arvan on väga asjalik ja mille eest on tänulik eriti õpetaja Kristi. Me oleme päris veendunud, et algklassi lapsed edaspidi on väga palju targemad ja korrutustabel saab väga palju kiiremini korda ja selgeks. Kõigi kohal viibijate nimel Oru põhikooli 37. lend. Sulle on antud stardiluba. Lenda kõrgelt, aga ära unusta seda lendu nautida seal juures ja ringi vaadata. Aitäh! Õnn on asi, mida on kõigil inimestel, kellel vähem, kellel rohkem. Aga kindel on see, et kõigil on vähemalt natukenegi õnne. Kui sa ei saa midagi, mida sa tahad, ei tohi alla anda ja käega lüüa, vaid tuleb pingutada selle nimel. Õnn ongi tasakaal nende asjade vahel, mida sa tahad ja mida sa kätte saad.
kui sa suurendad õnnekogust enda ümber, voolab see kaarega sulle tagasi ja siis sa ise oled ka palju õnnelikum. Õnnelikus seltskonnas on ka enda lihtsam õnnelik olla. Lõpetajate nimel saavad sõna Grete Livistik ja Liisa Lustig. Head klassikaaslased, õpetajad, lapsevanemad ja teised külalised. Sel kevadel oleme rohkem kui tavaliselt pidanud mõtisklema õnne teemal. Mis see õnn üldse on, kus teda leida, kui õnnelikud me oleme, mis teeb meid õnnelikuks. Öeldakse, et õnn on teekond, mitte sihtpunkt. Me saame õnnelikuks siis, kui teame, millises suunas liikuda. Praegu tundub küll kindlam vaadata tagasi käidud teekonnale. Aastad on läinud. 9 aastat oleme käinud sama rada oma armsas koolis. Täname oma klassikaaslasi, kellega oleme kõike koos läbi elanud. Samuti täname õpetajaid ja lapsevanemaid, kes on alati meie poolt ja meile toeks olnud. Ja muidugi täname oma armsat klassiõpetaja Maaritat, kellega oleme jaganud kõiki muresid ja rõõme. Anname õpetaja Maaritale üle kindi. Lõpetajad tänavad nüüd kõiki õpetajaid ja koolitöötajaid. Kuni te kogute, ma loen näiteks. Mulle tähendab õnn paljutki. Kui mul on vedanud kusagil, siis see on õnn. Kui ma olen saanud midagi uut proovida, mida tavaliselt ei saa, näiteks saan uue ja teistsuguse krossikaga sõita või hoopis proovida uusi mänge. Kui ma alles väike olin, siis tõi mulle isegi see õnne, kui sain uue mänguasja või kui sain üksinda või sõpradega mere ääres kividel ronida. Mulle on toonud ka see õnne, et olen saanud käia paljudel erinevatel võistlustel, näiteks rahvastepallis, korvpallis ja isegi ühe korra saalihokis. Nüüd pakub mulle õnne see, kui saan isal aidata tööd teha. Minu õnn on minu perekond. Õnnetunde tekitab see, kui tõused igal hommikul teadmisega, et püüdled oma unistuste poole ja su ümber on inimesed, kes sind toetavad ja alati olemas on. Mina mõtlen, et andmine teeb rohkem õnnelikuks kui saamine. Juba mõte naeratusest sõbra näol, kui ma talle ise tehtud sünnipäeva kingituse ulatan, tekitab sees sooja ja õnneliku tunde. Kui inimene näiteks võidab mingi suure auhinna,
siis ta võib endalisi mõelda, et nüüd tal läks õnneks või kui õnnelik ta on. Tekib selline hea tunne, sest teab, et nüüd on kõik hästi ja saab rahus magama minna oma õnneliku tundega. Võib-olla on tõesti nii, et õnn oleneb vanusest. Elu põhimõtted muutuvad ja kogemust tuleb aina juurde. Mida vanemaks saad, seda rohkem saad elureeglitest aru. Oskad nende järgi käituda ja ka unistada. Põhjus ongi ilmselt selles, et mida noorem oled, seda rohkem vabadust ja seda vähem muresid sul on. Seega saad unistada suurelt ja olla õnneliku. Tänase aktuse viimase kõne saab 9. klassi klassijuhataja õpetaja Marika Mäe. Nüüd on teil siis see tunne, et 8 tund hakkab ja vahetund tahaks juba minna ja mõtlete, et mida siis veel öelda. Aga ma võtan oma aja. Kõigepealt on minul olnud tõesti suur rõõm ja au olla nende laste klassijuhataja 5 aastat. Ühe keskmise suurusega maakooli lõpuaktus on alati oma nägu. Siin ei ole lihtsalt õpilased ja õpetajad omavahel tuttavad. See maakool on nagu ristmik. Siin põimuvad elud. Sest tõsi see on, siin saalis ma näen väga paljusid, kes on selle kooli lõpetanud. Ja ka ma ei tahaks kõva häälega öelda, aga ka nende laste vanemad, kes siin istuvad, on olnud minu õpilased. Teie ees on 37 läinud. Et miks siis 37, kui koolilipul on number 1639. See on sellepärast, et kunagi muudeti see väike maakool 3-klassiliseks algkooliks ja kui lapsevanemad nõudsid taas korusse korraliku põhihariduse saamise kohta, siis alustati uut lendude lugemist. Head lapsevanemad, vanavanemad, kõik külalised ja loomulikult minu armas klass. See on tõesti tähtis päev. See ei lähe teil kunagi meelest ära, sest see on esimene samm sinna tuleviku poole. Aga minul on au ka meenutada midagi, mis mulle on meelde jäänud, kui ma teid enda klassiks sain. Ma pidin ennast kurssi viima Põrsas Peppa eluga ja ära õppima kõik Lõuna-Korea kuulsamad lauljad. Ma sellel hetkel neid isegi helistasin, praegu enam ei mäleta, aga ilma selleta polnud ühtegi päeva. Lisaks sellele on poisid mulle kannatlikult seletanud arvutimängude põhimõtteid ja missugused on kõige vingemad telefonid. Seda ma ka praegu enam tõsiselt ei võta, sest aeg on oma töö teinud. Ja ühes, see ei olnud küll teie klass, aga üks õpilane ükskord vaatas minu telefoni ja ütles, et oli kui kahju, et teil nii vana telefon. Aga ma elasin üle, nüüd ma olen uuema saanud. Nii et 5. klassi tulid tõepoolest viksid ja viisakad tüdrukud ja poisid ja poistel oli igaks päevaks siis õpitud. Seda ei saa enam praegu küll kõvalega rääkida. Aga mul on meeles need klassiõhtud ööbimisega, kus keegi ei ööbinud silma täitki. Ja selle klassi võib-olla hittmängud oli Pikk nina, see kuulusi ka klassiõhtu juurde, ja pimedas koolimajas peituse mängimine. Ma võin teile öelda, et viimast korda mängisime sellel õppeaastal täiesti edukalt. Nad ei leidnud mind üles. Üks vist leidis tegelikult, mõni leidis. Nii et me oleme koos vaadanud filme, käinud kinos, teatris, muuseumis, klassiõhtutel söönud kosepitsasid ja olnud neid magusaid jooke, mida juua ei tohiks. Kõike seda on koos tehtud ja ekskursioonidel käidud lähemal ja kaugel. Viimane klassireis oli siis meil Soome. Loomulikult klassijuhataja töö juurde kuuluvad ka mõned pipraterad, aga need on tänaseks kõik ära seeditud. Nendest me ei peakski enam rääkima. Aga ma kujutan ette, kui
kui eriline on praegu seal laval istuda, kui kingad pigistavad ja ei saa niimoodi kapuutsi pähe tõmmata, et keegi ei näeks või suunata pilku telefonis. Noh, et ei peaks teie poole vaatama, aga te kannatate ära. Ja siis õpetajate toas on hõljunud ka selline küsimus pidevalt, et huvitav, miks see klass räägib nii vaikselt ja sosistab või ei vastu üldse, kuigi me teame, et nad oskavad. Tegelikult ma võin teile õpetajad öelda, suure saladuskatte all nad oskavad rääkida küll ja nad räägivad täiesti kõva häälega, kui nad ei ole koolis. Ma soovin tänada siis täna kõiki lapsevanemaid, kes on üles kasvatanud nii toredad noored inimesed. Neil on väga huvitavad jutud, kui me oleme koos omavahel rääkinud. Mõned jäävad minu teada. Mõned ma natuke võimendan üle ka, seal on nalja ka saanud. Viimane kord Soomes mul läks väga hinge see küsimus, kui me olime pool magamata ja pool päeva mööda linna poole rühmaga kõmpinud ja siis üks poiss küsib teiselt, et tema meelest on klassijuhatajal juba täiesti kopp ees meist. Ei ole koppa ees. Et te tõesti olete jäänud mulle sellisteks pesamunadeks praegu ja olete mu hinge ikka väga sisse pugenud. Eraldi tahan veel tänada kõiki koolitöötajaid, sest üks lõpuaktus ja lõpuklassi ärasaatmine, see ei ole ainult see aktus ja laval istumine. Siia juurde kuulub ilus ja hoolitsetud kooliõu, viimastel koolipäevadel veel viimast korda ülimaitsvaid koolitoite süüa. Või teie vanemad ka ei tea, kui palju on siin vaeva nähtud printimise, trükkimise, uuesti printimisega, otsustamistega ja siis hinge kinni pidades mõelda, kas ikka on kõik muusikaõpetuse tööd esitatud ja õpikud toodud. Mõned ei ole veel, aga jõuame õpikuid tuua, muusikatööd on esitatud. Et me oleme siin üheskoos elanud seda vingelist elu tõepoolest viimased nädalad päris vingelt. Et mul on täna väga suur rõõm tänada kõiki, kes on seda aktust aidanud korraldada ja seekord ma olen tõesti nagu kuningapass, istun siin padjal mõnusalt ja nurrun. Tahan siis öelda veel kõige lõpuks, kuna tänase sellise kõnede teema oli õnn ja selle kohta ma siis lõpuks ütleks ka mõned sõnad. Et jutustan ühe päris lühikese loo, varsti hakkab 2 tundi. Elas kord kuningas, kes nägi, et tema lossis ei olnud lood kuidagi hästi. Kõik oli ümberringi ilus ja toretsev, aga inimesed muudkui tülitsesid, riidlesid ja kuningas ei saanud rahu ja talle torkas silma, et ühes kauges külas elasid inimesed, kes olid alati rõõmsad ja sõbralikud. Ei olnud riidusid, ei olnud tülisid. Ta kutsus selle külavanema enda juurde ja küsis, et mis saladus see on, et teie saate hästi läbi ja meie seda saladust kuidagi ei tea. Külavanem palus paberit ja kirjapulka ja hakkas kirjutama. Ta kirjutas väga kaua ja ulatas siis selle paberilehe kuningale. Kui kuningas hakkas lugema, siis ta oli üsna hämmastunud, sest paberil oli ainult 3 sõna: armastus, kannatlikkus ja andestus. Neid 3 sõna oli igat ühte kirjutatud 100 korda. See on siis võti vanematele, õpetajatele ja loomulikult ka teile. Teie ees on palju uksi. Täna te tegelikult ei tea, mis seal taga peitub. Mõnest uksest lähete kohe hooga sisse, mõnest uksest tuleb vahest tagurpidi tagasi tulla ja otsida mõni uus uks. Jätkugu teil elus siis armastust, kannatlikkust ja andestust, sest nii saab süda rahu ja te leiate oma õnne. Ja kõige lõpuks ütleks, et nii nagu looduses. Kui pojad pesades hakkavad kaela kandma, siis tuleb nad sealt pesast välja visata. Ja me oleme seda täna üheskoos teinud. Te olete nüüd Orukooli pesast välja lendamise valmis. Hääd teed. Aitäh! Enne kui ma loen ette viimase teksti
head õpetajad, ma tänan teid selle võimaluse eest teid õpetada ja eriti selle tänaseks õhtuks valmistatud töö eest tekstidega teie kirjanditest. Ma ei tea, kui paljud oma mõtted ära tundsid, ma olen päris kindel, te ei arva ära, kes oli nii mõnegi teksti autor. Mul on selline mõte, et ma koos autoritega annan need tekstid õpetaja Marikale, aga mitte täna mitte mõtiskleda. Soovin teile ilusat elu, teiega oli väga tore ja tuleb viimane katkenud kirjandis. Minu jaoks on õnn see, kui mu ümber on head inimesed. Toetav perekond, kellele saan alati enda muredest või rõõmudest rääkida. Väikesed õed või vennad, kes kutsuvad õue mängima, isegi siis, kui väga ei viitsi. Mul on vedanud, et mul on ema, kellega saan hästi läbi ja kellele saan iga päev peale kooli rääkida, mis päeval parasjagu juhtus. Ilma, et peaksin muretsema, et ta ei jaksa mu pikka juttu kuulata. Minu jaoks on õnn veel see, et elan väikeses maakohas, kus on kaunis loodus ja palju väikseid külateid, kus saab rattaga sõita. Tänu oma isale olen nii palju erinevaid metsateid avastanud, sest me käime päris palju ja tihti koos ratastega sõitmas ja meile mõlemale meeldib seda teha. Võtame tänase aktuse kokku Heini Vaikmaa lauluga On läinud aastad. Esitavad 9. klassi tütarlapsed.
isegi sa käest lahti igal, et teha ise sammud siin maailmas ja annab puudutada kõrgest, mis tegi ahvatlev ja tundmata, on elureeglid saanud nüüd selgemaks, või nagu lapsepõlves poolaegas, on siiski nüüd ka palju teada, kuid juba palju läinud on aega mul, ei tea, mis tulevik toob. Enne kui lõpetajad saalist ära saadame, annan veel mõned uudised, mis saab edasi. Õnnitlemine toimub külakeskuse õuealal. Pildistamine on umbes 10 minuti pärast, kõigepealt klass, siis koos õpetajatega ja seejärel teised vabas järjekorras. Peale pildistamist paluvad lapsed vanemad kõiki kohviraugad külakeskuse kohta.